Armsad sõbrad, tänase evangeeliumi me leiame Matteuse evangeeliumi 25. peatükist ja selleks on Jeesuse tähendamissõna suurest kohtupäevast. Tegemist on päris pika tekstiga, sellepärast ma ei loe seda tervenisti ette. Võite selle ise Matteuse evangeeliumist üles otsida ja läbi lugeda. Ütlen lühidalt, et Jeesus räägib seal sellest, kuidas aegade lõpul tuleb inimese poeg suure kuningana tagasi ja kogub kõik rahvad enda ette ning eraldab inimesed üksteisest, nii nagu karjane eraldab lambad sikkudest. Lammaste ehk siis õnnistatute hulka kuuluvad need, kes on elanud oma ligimesi, eeskätt neid, keda Jeesus nimetab oma vendadeks, teenides ja aidates. Nemad pärivad igavese kuningriigi. Sikkude hulka kuuluvad aga need, kes ei ole oma ligimesi, eeskätt Jeesuse vendi aidanud ja sellepärast saavad oma igaveseks osaks hukatuse. Need, keda Jeesus peab silmas oma vendade all, on, nii nagu ta ise evangeeliumis teises kohas ütleb, need, kes kuulevad Jumala sõna ja seda järgivad, kes võtavad Jumala sõna vastu ja kes käivad selle järgi. Ja me teame, et ka need, kes kuuluvad Jeesuse vendade hulka, peaksid siis sellisel juhul olema nende õnnistatute seas, sest mida Jumala sõna meile ütleb, armasta Issandat, oma Jumalat kogu oma olemusega ja oma ligimest nagu iseennast. Ja see tähendab, et ligimese teenimine kuulub enesestmõistetavana kristlaseks, Jeesuse vennaks või Jeesuse õeks olemise juurde. Ilma selleta ei ole võimalik. Need heateod, mida Jeesus seal tähendamissõnas nimetab, on nälgijate toitmine, januste jootmine, alasti olijate rõivastamine, haigete eest hoolitsemine, vangide vaatamas käimine. Need on elementaarsed asjad, mida tegelikult me kõik peaksime kuidagi enesestmõistetavalt tegema ja ka tahtma teha neile, kes on meie kõrval ja keda me näeme olevat hädas. Mulle tuleb meelde Jeesuse tähendamissõna halastajast samaarlasest. See tähendamissõna oli mõeldud vastusena ühe seadusetundja küsimusele, kes on mu ligimene, ja Jeesus näitab selle tähendamissõnaga, et su ligimene on see, kes on parajasti sinu kõrval ja kelle heaks sa saad midagi teha. Selles tänases tähendamissõnas suurest kohtupäevast on huvitav see, et nii õigete kui ülekohtuste puhul mainib Jeesus nende üllatust neile osaks saava kohtuotsuse kuulmisel. Õiged küsivad, aga millal me oleme kõike seda head teinud? Ja ülekohtused küsivad, aga millal me oleme selle kõik tegemata jätnud? See üllatus ei tulenenud mitte sellest, et nad ei oleks teadnud, et nad on teinud midagi head või jätnud midagi head tegemata, vaid sellest, et nad ei teadnud, et nii nagu Jeesus ütleb, mida me teeme ka kõige pisemale tema vendadest või jätame tegemata, seda me oleme teinud või jätnud tegemata talle endale. Niisiis, kui me ütleme, et me armastame Jumalat või et me tahame Jumalat austada või Jumalat teenida, see on võib-olla tänapäeva inimesele pisut kummaline väljend, see Jumala teenimine, sest me just nagu tahaksime kõik peremehed olla, mitte teenrid. Aga ma usun, me siiski saame aru, mida see sõna tähendab. Kui me tahame Jumalat armastada, austada ja teenida, siis selle lahutamatuks osaks ja
kui me võtame neid Jeesuse sõnu tõsiselt, koguni esimeseks, kõige olulisemaks osaks on armastuse, halastuse, hoolitsuse osutamine, hea tegemine oma vendadele, oma kaasinimestele, oma ligimestele. Muide, ma ütlen siia vahele, et apostel Paulus manitseb meid tegema head kõikidele, enne kõike aga või kõige enam või esimestena oma usukaaslastele. See ei tähenda mitte seda, et apostel Paulus peaks neid, kes on meie usukaaslased, kuidagi meie abi või headuse vääriliseks suuremal määral kui teisi inimesi, vaid küllap ta ütleb seda päris realistlikult, teades, et ega me ju kõiki inimesi alati aidata ei saa. Ja sellepärast tuleks alustada kõige lähematest. Tuleks alustada sealt, kus sa parajasti oled. See on üks tüüpiline näide või tüüpiline olukord näiteks mõnede või paljude pühakute elulugudes, kuidas nad noorte inimestena kasvades vagas perekonnas tahaksid teha mingeid suuri usutegusid. Ja selleks nad siis arvavad, et nad peavad minema kodust ja kodumaalt võimalikult kaugele, kuhugi asustamata saartele või mingitesse džunglitesse või mingite vägivaldsete paganate keskele, kes kristlasi tapavad või on vangi võtnud. Aga see motiiv nendes lugudes, kuigi mitte alati, aga tihtipeale on selline, et tuleb mingi takistus. Nad ei saa teha seda, mida nad on plaaninud. Nad ei saa minna kuhugi kodust võimalikult kaugele, vaid neile näidatakse, et nad peavad alustama sealt, kus nad on. Peavad alustama nendest kõige lähematest. Ja paraku see võib tihtipeale olla kõige raskem. Ma olen märganud, et võõrastele inimestele on palju lihtsam evangeeliumi kuulutada kui oma pereliikmetele, kes ei ole sellest veel osa saanud või seda vastu võtnud. Samamoodi on palju lihtsam, nii kummaline kui see ka ei tundu, näha mõnda võõrast või kaugemat inimest hädas, viletsuses, mures, vaevas, valus. Me tunneme, kuidas see meid puudutab, me läheme tema juurde, me katsume teha midagi tema heaks ja see kõik on suurepärane. Aga kuidagi on nii, et meil on olemas nagu kui autod sõidavad maanteel, siis on olemas sellised teatud pimedad nurgad, kuhu autojuht ei näe, ei aknast välja vaadates ega peeglisse vaadates ja need on just need kõige lähemad kohad sellele autole. Vaadake, samamoodi kipuvad need pimedad nurgad olema ka meie elus, meie enda ümber, meie perekonnas näiteks. Meie kõrval on inimesed, kes samamoodi võivad olla millegi pärast mures, võib-olla koguni meeleheitel, valus, kannatada, kurvad ja me kuidagi ei pane seda tähele. Vahel me saame isegi kurjaks nende inimeste peale. Või siis me arvame, et küll ma jõuan, küll ma neid ka aidata jõuan, mul on vaja kõigepealt see maailm ära päästa. Jumala sõna näitab meile, et ei, see ei ole nii. Kui sa tahad alustada, siis alusta sellest kõige lähemast. Kõige lähemast nii füüsilises mõttes või võiksime öelda siis geograafilises mõttes sellest, kes on praegu sinu kõrval või kellega koos sa elad. Mõtle selle peale, millal sa küsisid viimati oma kõige lähema inimese käest, kuidas sul päriselt läheb, kuidas sa ennast tunned. Mitte nii, et kuidas tänane päev läks, aga juba me läheme oma mõtete ja toimetustega edasi kuhugi mujale ja tegelikult ei kuulegi, mis teisel öelda on ja sellepärast teine ei kipugi meile ütlema, sest et ta teab, et see küsimus ei olnud mõeldud päris tõsiselt.
See võis olla mõeldud siiralt ja armastusega, aga mitte päris tõsiselt selles mõttes, et tõesti, ma võtan nüüd aega, kas või mõne minuti ja ma kuulan, kuidas sul päriselt läheb. Kui keegi elab üksinda, kui tal ei ole peret, siis samamoodi võiks küsida oma naabrite kohta. Millal ma naabrile viimati tere ütlesin või millal ma küsisin tema käest, kuidas temal läheb. Vahel võib muidugi nii olla, et kui sa näiteks kui sa elad suures korteritega majas, mõnda naabrit teretadki, siis vaadatakse sind kohkunult umbes nii, et mida sellel nüüd tarvis on. Aga enamasti tegelikult on nii, et kui me pöördume lahke ja osavõtliku meele ja küsimusega teise inimese poole, siis küllap meid ikkagi võetakse vastu tänulikult ja vahel ei olegi väga palju vaja selleks, et inimene tõesti avaks oma hinge. Ja vahel on nii, ja see on midagi, mida ma olen kogenud, et see ongi selle inimese jaoks esimene ja ainus võimalus üldse oma hinge, oma südant avada. Ja ma tean, et see on raske ja ma tean, et lihtsam on minna mööda. Teha nägu, et ma ei märganud seda inimest, pea kõrvale pöörata, teisele poole teed minna, kaarega, nii nagu preester ja leviit selles juba meenutatud halastaja samaarlase tähendamissõnas. Aga minu kogemus on see, et kui ma siis olen ikkagi suutnud ennast seda oma lihanõtrust ja oma isekust ületada ja selle teise inimese käest küsinud, et kuulge, kuidas teil läheb või kas ma saan teid kuidagi aidata või näiteks kui ma olen näinud, tuleb meelde siingi jalutades paaril korral mõnda inimest, kes näiteks tänaval millegi pärast istub maas, siis minna ja küsida, et kas teiega on kõik hästi. Kas ma saan teid kuidagi aidata või teile abi kutsuda. Paar korda on olnud nii, et see inimene on tõesti komistanud ja kukkunud. Paar korda on olnud nii, et ta lihtsalt ütleb, et ei, kõik on hästi, mul oli see või teine või kolmas, aga kui ma siis olen suutnud, nagu ma ütlesin, seda oma mina kuidagi ületada, ma ei taha siin ennast kiita, vastupidi, ma ütlen, et see ei ole niisama lihtne alati teistest hoolida ja teistest välja teha, siis tegelikult see on midagi imeliselt õnnistusrikast ja tänuväärset meile endile. Sest et kui tõesti me kohtume inimesega, kes ennast avab, kes ongi võib-olla esimest korda saanud selle võimaluse osaliseks, et keegi temast hoolib, et tal on võimalik oma mõtteid, oma muresid, oma kahtlusi, oma hirme temaga jagada, siis see tänulikkus ja see selline kummaline side, mis selle inimesega tekib. Isegi kui sa kohtudki selle inimesega ainult üks kord ja siis te lähete lahku ja enam kunagi ei näe, see on midagi, mis, ma arvan, annab meile isegi sellise teatava eelaimduse taevasest õndsusest. Sest taevane õndsus seisneb ju armastuse täiuses. Kui me nüüd tuleme tagasi selle tähendamissõna juurde suurest kohtupäevast, siis nagu ma ütlesin, need inimesed seal ei ole üllatunud ilmselt mitte sellepärast, et nad ei oleks teadnud, kas nad on teinud head või halba, vaid sellepärast, et nad ei osanud näha seda seost oma ligimese armastamise ja Jumala armastamise vahel. Oma ligimese teenimise ja aitamise ja Jumala teenimise ja austamise vahel. Jumalal ei ole meilt midagi tarvis. Aga see ei tähenda, et meil ei oleks midagi anda. Meil on midagi anda neile, kes on loodud Jumala poolt ja tema näo järgi. Ja seda tehes me tegelikult, kuigi me ei tohiks seejuures mõelda omakasupüüdlikult, me saame ka ise rikkamaks, sest et me kasvame seeläbi selles, milleks me oleme loodud ja kutsutud. Me kasvame
armastuses Jumala näo järgi. See on midagi suurt, see on midagi imelist, meie kutsumus olla Jumala lapsed, pärida Jumala igavene kuningriik, nagu Jeesus ütleb tänases tähendamissõnas. See ei ole mitte lihtsalt formaalsus, vaid see on midagi, mis peaks muutma ja kui me laseme sellel sündida, siis muudabki meid endid, meie isiksust, meie olemust, meie loomust. See teeb meid tõelisteks Jumala lasteks. See tähendab armastuse lasteks ja valguse lasteks. Käige nagu valguse lapsed, ütleb apostel Paulus. Võtke Jumal endale eeskujuks. Olge Kristuse jäljendajad. Kristuse jäljendajad, kes on meid nõnda armastanud, et on iseennast meie eest andnud. See on see põhjus, miks Jumal kingib neile, keda seal tähendamissõnas võrreldakse nende lammastega, ehk siis kes on need õiged ja taevase isa õnnistatud selle igavese kuningriigi. Mitte tasuna selle eest, mida ta on teinud, vaid sellepärast, et nad on ise oma elu nõnda elades, nagu nad on elanud, selle Jumala kuningriigi lasteks, selle osalisteks kasvanud. Võiksime öelda, et enne kui nemad said Jumala riiki, oli Jumala riik juba jõudnud nende sisse. See on see, mis on oluline. See on see, mida me ju tegelikult alati palume, kui me ütleme, meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Sinu riik tulgu, kuhu? Meie keskele, meie ellu, meie maailma, meie sisse, meie südamesse, meie tegudesse, meie mõtetesse ja sõnadesse, meie armastusse. Sinu riik, Jumala riik tulgu. Tulgu Jumala riik meie sisse ja tehku meid selle riigi tõelisteks lasteks ja esindajateks. Nii et kui tuleb see viimne kohtupäev, siis võime ka meie minna sellesse Jumala igavesse kuningriiki. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Jumala tahtmine sünnib igal juhul. Selles ei ole mingit kahtlust. Aga küsimus on selles, kas ka meie oleme Jumala tahte teenistuses. Kas ka meie kaudu, minu kaudu, minu mõtete, sõnade ja tegude kaudu teostub siin maailmas Jumala hea ja armuline tahtmine või sünnib siin midagi muud. Midagi muud sünnib isegi siis, kui ma jätan selle hea, mida ma võiksin teha, tegemata. Ja selles mõttes on see tähendamissõna kohe eriliselt tähtis. Mitte ainult headest tegudest, mida inimesed on teinud, ei sõltu see, milline on nende igavene osa või kuhu nad kuuluvad, vaid ka tegemata jätmistest. Kui me jätame tegemata midagi head, siis me anname maad kurjale. Kui me näeme kedagi nälgimas ja teda ei toida, siis see inimene nälgib edasi ja võib ka nälga surra. Siin ei ole olemas neutraalset ala, neutraalset pinda. Me kas toidame seda inimest või ta nälgib. Kui kellelgi on janu ja me ei anna talle juua, siis see inimene on janus edasi ja võib janusse surra. Ja kui see inimene siis sellepärast janusse sureb, et mina talle juua ei andnud, siis on minust saanud kurjategija. Tegelikult isegi riigiseaduste järgi. Minust on saanud sellisel juhul kriminaalkurjategija. Ma olen sooritanud, võiksime öelda, hooletusest, kuritegeliku hoolimatuse läbi mõrva või tapmise. Kui keegi on alasti ja mina ei anna talle rõivaid, siis see inimene on alasti edasi ja kannatab häbi, aga kannatab ka külma ja võib viimaks külma tõttu surra. Kui inimene on haige ja
olgu, me kõik ei ole arstid, aga meil kõigil on võimalik olla teise inimese kõrval, teda trööstida, teda julgustada, anda talle lootust, kui ka mitte paranemisele, siis vähemalt sellele, et on olemas headus, on olemas head ja hoolivad inimesed. Kui ma seda ei tee, siis ma jätan selle inimese üksindusse ja võib-olla ka masendusse, meeleheitesse. Ja ma ei tea lõpuks, mida ta võib endaga teha. Ja me ju teame selliseid näiteid, kus inimesed ongi endaga teinud midagi sellepärast, et nad on sattunud meeleheitesse. See puudutab isegi vange ja mitte ainult ilma süüta vange, vaid ka neid, kes on vangis oma tegude pärast. See ei tähenda, et me peaksime neid haletsema, õigustama, nende tegusid heaks kiitma. Ei, sugugi mitte. Aga me peame olema valmis neid aitama, et nad võiksid oma kurjust, oma ülekohut, oma pattu mõista, sellest pöörduda ja valida sellise tee, mis viib neidki taeva poole, mitte igavesse hukatusse. Ja kui me jätame selle tegemata ja see inimene lähebki igavesti hukka, siis jah, tõsi, see on suurel määral või peaaegu suurimal määral tema oma süü, kui ta on tõesti andunud kurjale, aga ka mina kannan osa sellest süüst, sest et mina ei ole teinud seda, mida ma oleksin võinud teha. Ja nii on väga paljude asjadega, need loetelud ei ole ju ammendavad. Meie ümber, meie elus on nii palju võimalusi teist inimest tähele panna, märgata, toetada ja aidata. Ja kui ma seda ei tee, siis ma tegelikult kannan enda peal väga suurt süükoormat. Jah, see võib olla erineva raskusega, aga see on siiski süükoorem. Jeesus ütleb, mida te olete jätnud tegemata. Seda te olete jätnud tegemata mulle. Minge ära tulle hukatusse. Millised kohutavad sõnad. Miks ma rõhutasin, et nende inimeste üllatus ei tulenenud mitte sellest, et nad ei oleks teadnud, kas nad teevad head või nad teevad halba. Sellepärast, et me enamasti ikkagi teame seda. Jah, on olukordi, on asju, mille puhul me ei ole kindlad. Tegelikult siin on üks reegel, kui sa ei ole milleski kindel, siis parem jäta tegemata. Aga enamasti me ju teame, mis on hea ja mis on halb. Me ju teame. Ja me ei saa mitte kedagi teist, kui ainult iseennast süüdistada, kui me oleme valinud valesti. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, siis tõsi on muidugi see, et kui sa teed otseselt, kui inimene teeb otseselt midagi selgelt kurja, siis ka see jääb tema südametunnistuse peale, aga paraku võib sellises olukorras inimese süda ka paaduda, ent veelgi valusamalt, ma olen märganud, koormab inimese südant see, kui ta tõesti mingil hetkel mõistab, et ta on jätnud tegemata midagi, mida ta ilmtingimata oleks pidanud tegema. Ma jätsin tegemata mingi hea teo, mida ma sain teha, mida keegi vajas ja mille ma lihtsalt mööda lasin ja ma ei saa seda enam teha. Eriti valus on see siis, kui tegemist on näiteks leppimisega, mõne inimesega, mõne kalli inimesega, kellega sa mingil põhjusel oled läinud tülli. Ja sa ei kasuta sulle antud võimalust ja aeg läheb edasi ja võib-olla ühel hetkel jõuabki kätte see aeg, et sul ei ole enam midagi teha. Milline valu siis? Sellepärast ma tahan teid kõiki julgustada. Vaadake enda ümber. Ärge võtke pikksilma või teleskoopi, vähemalt mitte kohe, vaid vaadake siia samasse enda ümber. Vaadake nende inimeste peale, kes on teie kõrval ja küsige enda käest, no millega ma saaksin seda inimest toetada, julgustada, teenida, rõõmustada.
kuidas olla olemas just tema jaoks just praegu. Vahel piisab sellest, et poetad lihtsalt oma pihu tema pihku või silitad tal korraks pead või naeratad või vaatad tema poole või ütled talle mõne hea sõna. Ja kui sa siis küsid, kuidas sul läheb, siis tõesti võtad aega, et kuulata, kuidas tal läheb. Selle kõigega ma ei teeni endale ära taevast õndsust. Aga selles kõiges me kasvame Jumala lastena tema sarnasuses, tema valguses, tema armastuses ja tema õnnistuses. Ja mõelge, kui imeline see on, kui me siis ühel päeval kuuleme neid sõnu, tulge siia, minu isa õnnistatud, võtke vastu kuningriik, mis teilegi, mis sinulegi on valmistatud aegade algusest peale.